Tervist! Padjanägu tervitab jälle. Ma ei tea, ma olen vist pooltes vlogides siukene padjanäoga ja mõnest otsust täiesti meikimata ja siis juuksed mingi suvaliselt kinni. Aga mul on praegu kiire hommikusöök käisil, Joel on veel kodus, kell on natuke 8 läbi, käis pesemas just. Ja siis varsti läheb tööle ja siis meil hakkab jälle uus nädal siin Tirtsuga. Keegi tudib siin. Väike bambuke teki sees. Tervist! Tervist! Kuidas sul läheb? Töiselt. Väsitavalt. Kas magad? Või jäätist süüd? Sul on jäätist. Sul on ka? Ei ole enam. Sõid selle ka veel ära või? On 2 jäätist siis ju. Sa ei ole seda vaniljamäära söönud või? Ma pole mesikäppäga vaniljamäära. Sest sul on 2. Ma räägin, oleks mul vähegi olnud piisavalt energiat, et mõelda enne kui sa helistasid, siis ma oleksin palunud smuutikest tuua, aga... Võib-olla võid minu jäätis ära süüa. Ma ei taha. Ma tahaks just smuutikest praegu. Mul on veel šokolaadi ja issand, mul on nii palju hea. Šokolaadi on meil sitaks palju. Tegelikult enam nii palju ei ole, nüüd on umbes pool sellest, mis siin vahepeal oli. Okei, hävitab siin, jah. Kahjuks küll. Sest kui ta on niisugune keerulisem päev, siis ma pean ennast nagu maandama šokolaadi söömisega. Karju. Mina ei hakka karjuma. Pane padi endale näkku ja karju. See läheb paksuks. Ma tean, ma ei saanud täna jalutama ka minna, sest terve päev sadas vihma lihtsalt. Sa siis lohutasid ennast šokolaadiga? Ei, ma käisin trepist üles alla lihtsalt pool tundi järjest lapsega. Sa pead minema jõusaali ja panema lapse kärusse ja siis lähed jooksulindi peale ja kõnnid seal. Tee! Mul on veel septembris puhkus. Ei saa minna jõusaali. Ma pean ka minema. Ei jaksa. Laps väsitab nii ära. Hei, ma olen praegu Tipsuga jalutamas. Ma olen kuskil, ma ei tea, mingi 8 kilti vist kõndinud ja mingi 4 on umbes veel jäänud või 3 või midagi, ma täpselt ei tea. Mul enda monda käib, aga ega ma seda kogu aeg ei vaata ja mul on täiega palav ja siuke seenevihm on terve tee sadanud, nii et Tipsul on vihmakile on peal. Käisime korra poes ka. Ostsin endale smuutikest jälle ja ühe päris smuuti ka. Et ma olen viimasel ajal natuke liiga palju šokolaadi söönud, et ma peaks vaikselt nagu veidi paremaid alternatiive otsima oma magusaisu rahuldamiseks. Pigem see vist tegelikult lihtsalt mingi näksimiseisu, nii et ma ostsin India pähkleid ka. Aga jah, päris väsitav on, sest ma üritan niisugust kerget tempot ka ikkagi hoida. Ja enne ma unistasin sellest, et samal ajal kui ma lapsega jalutan, siis mul võiks kloon kodus olla, kes samal ajal siis näiteks pesu pesema paneb. Sest et kuna pühapäeval on market, siis mõned asjad on vaja ära pesta enne. Ja seda oleks hea nüüd siin nädalases teha. Aga jah, praegu Tibu saab hea pika une, aga kodus on kõik asjad tegemata, et see on ainus nagu halb asi nende jalutuskäikude juures. Aga ma loodan, et ma jõuan kodus veel pesemas ka ära käia. Tegelikult ma tahtsin enne pesema minna, aga siis ma otsustasin, et ei, et ma saan ta kergemini magama siis, kui ma vankrisse panen ta. Ta õnneks on siuke vankrimagaja. Natuke protesteeris täna küll, kuigi tavaliselt on nagu vankriga tal ei ole probleeme, aga täna nii kui ma vankrisse panin, oli kisa lahti. Ja siis ma pidin kustutama teda. Ja põhimõtteliselt mingi 20 minutit vist läksime kodust välja. Sest see telefoniga filmimine ei näe üldse nii hea välja. Aga jah, mul hakkab käsi ka praegu ära väsima, nii et see you later! Elu vastsündinuga. Ta mul koti sees praegu ja ma söön kiiret lõunat. Õnneks praegu ei pea väga kiirustama, sest et ta hetkel on suhteliselt rahulik siin. Ma sain isegi pesemas käidud.
ja praegu on selline okk moment. Oh issand, nii pimedaks kiskus. Et pesema minek oli ka selline, et ta jäi rahulikuks. Panin ta hälli, läksin pesema ja siis poole pealt kuulsin, et okei, et talle ikkagi ei meeldinud, et ma ta nii kauaks üksi julgesin jätta. Ja siis ma krapsasin ruttu välja ja praegu tal on uni, et ma loodan, et ta jääb sinna vastu tuttu. Sellepärast ma siin ennast nüüd väikselt õõtsutan ka. Aga tulevased lapsevanemad ma täiega soovitan kandekotti või kandelina. Et koti eelis on see, et kui ta mul siin nüüd kõhu peal magama jääb, praegu just nokib vaikselt, silmad hakkavad kinni vajuma, siis ma saan minna näiteks diivani peale pikali ja koti endale ümbert ära võtta ja tema jääb mulle kõhu peale magama. Aga linaga, ma peaksin selle linaga tõenäoliselt jääma või selles suhtes, et risk last üles äratada on natuke nagu suurem. Kuigi vastsündinu nii väga kergelt üles ei järka. Sest et praegu ta siin mu õõtsumise ja selle rääkimise peale vaikselt silma jääb kinni. Eks ta võitleb selle unega siin, aga haigutas enne nii suurelt, et ega ta siin kaua vastu panna ei jaksa. Võt. Aga enne kui mul päris ära jahtub sööks, siis ma söön nüüd edasi. Sain meid diivanile ümber kolida. Ja koti väga mugavalt enda ümbert ära võtta, nagu ma mainisin. Ja nüüd ma vaatan natukene YouTube'i, kuni ta siin tudib. Ja kaisutan temaga. Sest et mul otseselt peale pesu pesemise tegelikult ei ole nagu midagi vaja teha ja ma võin seda õhtul ka teha. Ja söön oma India pähkleid. Ma ei tea, äkki mainisin, et ma ostsin India pähkleid. Aga kusjuures lõpus kõndisin kokku vist mingisugune 12 kilomeetrit. Aga mu jope vedas mind alt, sest poole pealt ta otsustas, et tema enam seda seenekat kinni ei pea. Oi, tere! Ei vist ikka magab. Ja kui ma koju jõudsin, ma olin rinnahoidjateni märg. Kuule, tuduma pidid. Pane silmad kinni ja tudi. Pane silmad kinni ja tudi nüüd. Nüüd su kiire unega täna oled. Siis on hea, et see vankerkäik sai ära tehtud, siis ta sai seal tudida tükk aega. Siin on väike kaardiuputus meil. Mis sa teed? Mängin Vombi uut expansionit. Kas on tore? On küll. Natuke vähemalt keeruline ja raskem. See on nagu Harry Potteri esimeses mängus pidi spelli tegema. Ja ma teengi spelle praegu. Ainult, et siis ei olnud mitte, et ise jooksed, vaid siis oli see, et pead hiirega liigutama. Ja omengus see oli raske. Sa ei tee spelle, sa joonistad ruune? Või jah, ruune. Aeg minna poodi ja postkontorisse. Ühel on siin päris hea uni. Ja käisime... Võtsime järjekordselt Treidhausse paki ära. Ostsime paki mähkmeid. Nüüd on aeg pups tooli panna. Ja uue kella sain ka. See on minu kell. See ei ole sul... See on sulle väike. See on sulle väike. Oi, vaata vassad. Ma neid vaatasin ka meie autole. Läks ka natuke lähedad, aga need on kus kallid. Jaa.
Mul meeldib randikaupu rohkem. Pedan kuhugi vastu sõitnud. Ei. Vot selline kell siis saabus seekord. Väike Miki tudub seal. See kombekaga näeb ta vahepeal välja nagu väike poisike, sest lütt on ka sinist värvi tal. Sinine ja roheline on teine. Ma tulin just Tirtsuga jalutamast, aga mul tuli praegu selline mõte, et kas te tahaksite, et ma teeksin mingi video stiilis, et kuidas esimesed kuud vastusündinuga ellu jääda. Sellepärast, et täna sai Tirtsu 4-nädalaseks. Pühapäeval saab 6-ajaseks juba, oh my god, kuhu see aeg läheb, mul on tunne, nagu ma oleks temaga mingi, ma ei tea, 5 päeva kodus olnud umbes ainult. Aga ühesõnaga ma mõtlesin, et selle 6 aja jooksul on juba 11 olen nagu asjadest aru saanud ja mõned sellised väikesed tähelepanekud nagu tehtud ja praktikasse pandud, et kui kedagi huvitab, siis andke märku kommentaarides ja siis ma filmin näiteks uuel nädalal mingi sellise väikese video. Mulle meenus praegu, et ma tahtsin juba ükskord varem öelda, et kui teinekord vlog hilineb, näiteks päeva või 2, siis ma annan sellest tavaliselt oma Twitteris või Snapchatis teada. Või noh, mitte tavaliselt, ma olen seda 1 korra teinud. Aga igatahes, et siis see on koht, kus on info selle kohta, et see hilineb. Hehe, Joel on esimest korda kotiga. Kas see on tagant ka kinni või? Jah, see on ülevalt kinni ja alt kinni. Ta keskelt ei lähegi. Tagant nagu tundub nagu oleks lahti. Sealt või? Ma ei tea, me oleme mustikakeskuse juures. Jukus on siuksed asjad mingi. Väga nice. Ma ei tea, mis ma sellega teeks. Ma ei tea ka, ma paeks lihtsalt riiuli peale seisma vist. Siin on väiksed ka. Tuumhämmer küll jumala vale. Natuke väike. Aga see on küll awesome. Täiega tuus. Trall võiks olla. Oo jaa, siis ma vist isegi mõtleks ostmise peale, kuigi no Turotan on ta isa, nii et. Üks väike nunnu nina nõpsuke paistab siit kotist. Okei. Joel paneb Tirtsu taha. Õnneks tudib. Ma ei teagi, mis see kell on. Ta on mingi 1,5 tundi maganud. Eks ta siis koju jõudis ilmselt ärkabki ja siis on natukene aega üleval ja siis on juba vanni minek. Ja jälle magama. Lapse elu. Lapse elu, jah. Nii pisikese lapse elu. Me saime esimest korda nüüd parkida siia lapse kohale. Või ma ei tea, kas nad on vankrikohad või lapsekohad või? Perekohad lihtsalt. Perekohad, jah. Sest täna meil endal vankrit ei olnud, mida? Et just väikelastega, et vaat sa pead ju ukse lahti lükkama. Jah. Enamasti. Jah, ja väiksed lapsed võivad seda teha ilge suure pauguga ka. Aga jah, käisime, ma tahtsin seda mängukaart osta Tirtsule. Aga siin olid need natuke liiga kallid, siis ma tellisin Juku kodukalt. Me käisime mustikakeskuses, seal ei olnud head mängukaarte valikut. Üldse poodides koha peal oli praegu nagu suht niru. Aga sealt me ostsime ühe nagu puslemati, mis mul sõbrannal on ka. Me ostsime, siis seekord ostsime nagu tüdruku värvides. Muidu mulle see sinise halliga meeldis täiega. Aga me siis ostsime nüüd roosa ja lilla ja valgega. Aga igastahes, no see ei olnud kallis ka õnneks. Oli odavasi. Aga siis jah, mängukaart me sealt mustikakeskusest ei saanud, siis mõtlesime, et kuna Juku on Mustamäe keskuses, et lähme sinna. Seal oli reaalselt ainult üks matt ja see oli ka see mingi kõige kallim. Aga see ei olnud kõige kallim, aga see oli üks kõige kallimaid. Ja kuna need mängukaared on nagu mõned kuud ainult, et siis ma ei näe põhjust, et nagu mingit mega kallist osta. Ja siis, kuna me tahtsime süüa ka, siis otsustasime, et võtame hiinakat ja tulime Ülemistesse, sest siin oli ka Juku. Ja mina sain kinnitust jälle, et poiste mänguasjad on palju lahedamad kui tüdrukute mänguasjad. Ma juba vaatasin kõik valmis, mis ma ostan.
aga tegelikult jah, kui meie laps mõtlema hakkab saama hästi palju poistemänguasju ka. Meil on neid, mis on poistemänguasjade juures. Jah. Mingid puldiga autod ja puldiga helikopterid ja mingid rallirajad. Tehnilisemaid asju kah nagu. Sest nagu tüdrukutel on lihtsalt legod ja nukud. Jah, tegelikult ongi, aga ja siis need uniseks asjad nagu. Võib-olla tüdrukutel läheb peale, ma ei tea, võib-olla ta ei aga tahagi. poistel on nagu autod ja siis igast muud erinevad sõidukid ja siis on need nii-öelda nukud, need igasugused tegelaskujud ja action figures ja igast asju veel. Ongi just need nagu mingid puldiga asjad olid igast, mingid paadid, lennukid, helikopterid, mingid droonid, autod, rongid. Ja Lego asjadel on ka ju suurem variatsioon. Isegi mingid robotid olid nagu puldiga, ma vaatasin ja igast nagu sellised asju, mis on nagu, ma ei tea, ma arvan küll, et meie laps hakkab nendega rohkem mängima. Jah, katused. Rohkem mängima kui barbidega. Kui issi siuke autofänn on, siis jah. Muidugi. Ja nüüd me siis lähme koju sööma. Kõht on täiega tühi. Nagu täiega. Sest... On küll, jah. Jah. Homme on lõpuks reede. Saab läbi see kiire ja raske töönädal. See vlog tuleb nüüd, see nädal tuleb nüüd jälle 2 osas, nagu te näete, et video hakkab läbi saama. Et kuna me... Niimoodi näitame, et siin all on see riba, et see hakkab lõppu jõudma. Laupäeval me läheme Pärnusse Joeli ema sünnipäeva tähistama. Natukene ka Tirtsu esimest minisünnipäeva ka osaliselt. Ja siis ma laupäeval õhtul tahan mingisuguse väikse koogikese teha. Koogikese Tirtsule teha. Ja siis pühapäeval on Bloggers Market. Nii et kes pühapäeval Tallinnas on... Pühapäeval on issi esimest korda üksi mitu aega lapsega. Aga tea, mis veel hullem on või? Et pühapäeval on emme esimest korda mitu tundi lapsest eemal. Issi lapsega üksi on hullem. Ei ole. Pärast tuleme tagasi niimoodi, et laps on normaalne ja mina nutan. Ja olen ennast täis. Ja siis sa tead, mida mina 5 päeva nädalas hommikust õhtuni teen. Tuleb see loomulikult, sul tuleb see ema instinktist kõik. Ma pean sulle mingi selle õhtul... Mina isegi ei saa veel aru, miks ta... Või kui ma ei teeda nuttudalgi, vaid sa nagu enam-vähem saad aru. Nagu täna hommikulgi oli, et miks ta nutab või miks ta... midagi ta tegi ja siis hakkasid liigutama, siis tuli... No see oli sellepärast, et ma teadsin, et tal on kõht täis ja ma olin vist tal mähkmed ka ära vahetanud just. Ja ta punnitas, ta hommikuti punnitab alati. Ja oli kuidagi, ei tulnud ühtegi puuksu ja siis ma teadsin, et on aeg kõhtu mudida. Aga igastahes, ma teen sulle selle pagana listi, miks ta võib nutta. Sa pead mulle lindistama need erinevad nutud ja siis paned nagu video pealkirjaks, heli pealkirjaks paned nagu selle, siis ma nagu võrdlen. No saad ainult mõne tunni temaga. Helituvastusega lasen ja siis... Ei, sa helistad mulle. Nutab ja siis võtlen sulle miks. Ühesõnaga, Osos 12.3 on see Bloggers Market. Tahaks maksimaalselt paljudest asjadest lahti saada, nii et tulge ostke mu see stange tühjaks. Muidu ei mahu uusi asju kappi on ja... Ei, no mul on vaja neid eestnööbitavaid asju. Imetamissõbralikke rõivaid on mul vaja. Mul põhimõtteliselt ei ole, aga... Sa saad ju lõigata särki nagu augu ja siis paned niimoodi mingid trukid ise siia ja siis paned nagu... Jah. Uus kell on käe peal. Ja 1. septembri puhul värvisin küüned hästi tumelillaks, aga see on nii tumelilla, et see tundub, et on must. Mulle meeldib. Mulle meeldib ka täiega. Issand, miks see täna niimoodi luksub? Tal on mingid kohad, kus ta nagu ei loksu nii palju. Tallinna teed on. Tallinna teed, jah. Aga jah, ma ei tea, on sul midagi öelda veel? On ka kõht tühi. Ja sinu väsitav nädalane hakkab juba ka läbi saama. Ja tervitus ka kõikidele uutele, kui te siia video lõppu jõudsite, sest et teid muudkui tiksub siin väikselt juurde, et ma vaatasin, päeval oli 1995 jälgijat meie kanalil. Nii et tervitus kõigile teile 1995-le. Ma ei tea, mis seis praegu on, äkki nüüd on juba rohkem.
aga oota, aga ma tahtsin just midagi veel öelda. Ja ma vaatasin, et pooled meie vaatamised tulevad üldsegi mitte, pooled meie vaatamised tulevad nendelt inimestelt, kes ei ole meie kanalit tellinud. Et teile ka tervitus. Tellige. Et üldjuhul igal esmaspäeval tuleb uus video. Teinekord on niimoodi, et ma lõpetan neljapäeval ühe video filmimise ära, et siis võib nagu nädala lõpus üks video veel tulla. Aga see on... peale vist nädala lõpp on pikem nagu rohkem. Jah, see on rohkem erand kui reegel. Vari see on juba, mida me näeme täna. Ma ei tea, ühesõnaga, aitäh, et te meid vaatate jätkuvalt ja et te meile kaasa elate ja see on kõik täiega tore. Mul teeb alati sees nii soojaks, kui ma näen, kuidas, kui mul on video alles üles laetud, et juba on mingi mitusada vaatamist ja kommentaarid kohe tulevad, et mulle meeldib, et te olete nii aktiivsed ja elate kaasa meile. Vot. Nii et näeme järgmises videos. Tšau!